Head vabariigi aastapäeva, head vaatajad! Elame keset kriise ja Jumalale on palju põhjust olla tänulik vaba Eesti eest. Vabariigi aastapäeva intervjuu läheb eetrisse sel aastal Toompealt, siit konsistooriumist ja minu vestluskaaslane on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Räägime vabadusest ja vastutusest. Räägime kiriku rollist ühiskonnas, väärtustest, kui palju kirik peaks kaasa rääkima ja mis on ka kristlase roll. Tere ja head vabariigi aastapäeva ja suur tänu sooja vastuvõtu eest, Urmas Viilma. Suur tänu, mul on suur au ja hea meel olla siin ja seda intervjuud anda. Teie jaoks algab vabariigi aastapäev üsna vara, päikese tõusuga, Pika Hermanni tipus, õnnistate lipu heiskamist ja mitte igaüks ei pääse 24. veebruaril sinna üles. No, millised tunded teid valdavad, kui te seal olete? Tõsi on see, et õnneks päris tornitippu ronima ei pea. See õnnistamine toimub all, kus toimub pidulik lipu heiskamise tseremoonia ja minul endal on see tõepoolest peaks olema vähemalt 11. kord seal juba lippu õnnistada. Ja iseenesest on see muidugi väga huvitav ja teisalt oluline, et see traditsioon on püsinud nüüd alates juba siis kas mitte 89. aastast, 1989. aastast, et Hermanni torni heisatakse sinimust valge lipp ja see ka õnnistatakse. Et ei ole see traditsioon katkenud, ei ole ükskõik kui ilmalikuks või sekulaarseks meie ühiskond on muutunud, ükskõik millised on olnud erakonnad, kes on moodustanud riigis koalitsioone või kes on olnud Riigikogu esimees, et hoolimata sellest on püsinud see tava ja sinna on kutsutud alati lipu õnnistama. Tunded on erinevad olnud, kuna ikkagi üle 10 aasta on olnud seda võimalik teha, siis see sõltub ikkagi sellest, mis parasjagu on ka ühiskonnas aktuaalne. Üks asi on olla pidulikul lipu heiskamise tseremoonial näiteks siis, kui Eesti Vabariik sai 100. Teine asi on minna sinna hommikul selle teadmisega, et just sama hommikul vara on Venemaa rünnanud Ukrainat. Ja see on kõik mõjutanud ju neid meeleolusid, mõjutanud ka natukene sõnavõtte, mitte ainult minu, vaid ka Riigikogu esimehe sõnavõttu ja eks need meeleolud on erinevad. On olnud aegu, kus on olnud küsimus, kas see traditsioon kestab, sellepärast, et inimesi enam väga palju ei ole, kes tuleksid vara hommikul välja. Seda muret ei ole olnud nüüd vähemalt 5, 6, 7 aastat. See aed seal Riigikogu hoone kõrval, ehk siis Pika Hermanni all on olnud rahvast täis viimastel aastatel ja ma usun, et siin ikkagi Venemaa agressioon Ukraina vastu on seda vabaduse tähtsust inimestes nii palju nagu esile tõstnud, et inimesed tulevad ja see on nagu omamoodi avaldus oma riigi toetuseks, kui sa lähed sinna ikkagi esimeste päikesekiirte tõustes kell 7:32 24. veebruari hommikul ja oled tunnistajaks sellest, kuidas meie riik on vaba ja Hermanni torni kerkib sinimustvalge lipp. Teie olete sinna kutsutud kiriku esindajana, teatud mõttes võib-olla ka Jumala esindajana. Et kuidas te tajute seda vastutust? Kas see on vastutus või pigem võimalus olla kiriku ees kõneleja laiemale maailmale? Eks ta on kõike. Ta on vastutus, ta on võimalus, ta on ka mingil moel kohustus, ametist tulenev kohustus neid rolle täita. See sõnumi valimine, kui sa pead nagu ühe korra rääkima midagi
meie Eesti riigi vabadusest, selle tähtsusest, ajaloost, siis sa pingutad ja mõtled, mis see kõige olulisem on. Kui sa pead seda tegema igal aastal 24. veebruaril, siis sa pead mõtlema nende asjade peale küüditamisaastapäevadel, kuhu samamoodi kutsutakse tavaliselt pärgade paneku juurde tegema hingepalvet, aga samamoodi räägime ju meie rahva ajaloost ja kannatustest ja vabaduse tähtsusest. Siis on taasiseseisvumispäev samamoodi. Et mina olen ka oma ametis 11 aasta jooksul, ma arvan, et pidanud juba vähemalt 40 kõnet Eesti vabaduse teemadel, nii et sellest võiks anda välja eraldi raamatu. Ja seda enam iga aastaga see vastutus nagu kasvab, kui oli küsimus selle kohta, et sa pead ju midagi ütlema, mis on tähendusrikas, et see ei ole lihtsalt tühjad sõnad, vaid sa püüad öelda midagi, mis ka inimeste meeli köidab, mis neid paneb kuulama ja sellel on ikkagi mingisugune tähendus. Ja iseenesest on tähendus juba see, et keegi ju ei ütle ette. Öeldakse, et sul on näiteks 3 minutit aega ja kirjas on, et see on lipu õnnistamine. Mida see täpselt tähendab, seda keegi teine ju ei ütle. Ehk siis lipu õnnistamine ise on ainult hetk, mõnikümmend sekundit, aga kui aega on 3 minutit, siis ma olen sinna ikkagi alati väikese mõtiskluse teinud, väikese kõne, aga ühtlasi ka õnnistanud siis lippu meie maad, meie rahvast, meie juhte. Ja see tähendab seda, et Jumal on nimetatud ja on kohal. Õnneks selle lipu heiskamise tseremoonial on Jumalat nimetatakse korduvalt. Seal lauldakse tavaliselt Hoia Jumala Eestit ja seal loetakse ette siis iseseisvusmanifest, mille lõpp on meie riigi hümni viimane salm, siis kus on samamoodi Jumalat kenasti nimetatud. Ehk siis Jumal on meie riigi aastapäeval kenasti kohal. No vahest pildis olemine maksab ka kõrget hinda. Liivimaa parimat ratsanikku teist vist ei saanud. Eks see, kuidas kiriku esindajad avalikkuses on, me tahame, et me esindaksime Kristust, me tahaksime olla heaks eeskujuks, aga ühel momendil tuleb vaadata, et see meie avalikkuses viibimine ei oleks ainult roll või poos või kunstlik ja sellepärast olen ma kombanud piire ja võtnud osa sageli ka sellistest, eriti kui nad on väärtusteemad, meeste tervis näiteks oli selle sama saate taustal, mis mulle siis natukene saatuslikuks sai, sest ma kukkusin hobuse seljast ja see jäi ka kaadrisse ja seda ka pärast näidati. Et ma olen natuke tahtnud murda seda pilti, et kristlased muud ei teegi, kui nad kannavad ainult rist kõhu peal kogu aeg, neil on mustad riided seljas, siis nad palvetavad, käivad jumalateenistusel, siis nad palvetavad, käivad jumalateenistusel, siis nad söövad, enne nad palvetavad, siis nad magavad, enne nad palvetavad, nagu nad tõusevad, nad palvetavad ja millegi muuga kristlased ei tegele. Et tavaelu justkui igapäeva inimese jaoks tuttav elu läheb neist mööda. Ei, kõik igapäeva elu asjad, komponendid kuuluvad samamoodi meie kristlaste elu juurde ja kus kohas on need kohad, kus me inimestega, kes ei tunne veel Kristust, kus me nendega kokku saame, me ikka peame minema ju nende hulka. Ja teinekord tuleb ka võtta selliseid rolle siis, ega ma ei olnud lavastatud minu andmetel, vähemalt minu hobuse seljast kukkumine, meeste tervisele pühendatud Rahvusringhäälingu eetris olnud saates, aga kui see juhtus seal ja kaamerad samal ajal võtsid, siis hiljem tekkis loomulik küsimus, et kas me näitame seda üldse, et kas on eetiline tänapäeval näidata selliseid asju. Siis oli minul jälle küsimus, et kui teema on meeste tervisele suunatud, ma olen selle saate pärast murdnud oma 3 roiet ja rangluu,
et miks me peaksime selle siis maha salgama, et olgu siis näidatud, et isegi peapiiskop on täiesti tavaline inimene, kes murrab oma kvante ja võtab riske, mida võib-olla ei tohiks iga kord võtta. Ja võib-olla ka laiem sõnum, et Jumal hoidis kukkumisel, kui meeste tervis oli teemaks, et oleks võinud ju palju hullemini minna see. Jah, ütleme nii, et ega ma nüüd sellist selget evangeeliumi kuulutada selles kontekstis ei saanud, aga võib-olla see olukord ise seda evangeeliumi siiski kuulutas. Teie ütlesite selle kenasti välja, et tegelikult läks hästi. Ehk siis Jumal hoidis tõepoolest, hobustega võib juhtuda palju rohkem, palju ohtlikamaid traumasid, mis mõjutavad inimese elu terveks tema eluks või ei lõpebki inimese elu seal samas. No see Liivimaa parim ratsanik ei olnud juhuslik viide võib-olla noorematele vaatajatele, väike ääremärkus, et see on pärit filmist Viimne reliikvia, mille esilinastus oli 1969, kui ma ei eksi. Ja selle filmi sündmused toimuvad Liivi sõja ajal ja siis ta peegeldab Eesti mõtlemist või talupoegade olukorda ja üldse Eesti riigi olukorda siis. No, selleks ajaks oli Martin Luther elanud ja 95 teesi Wittenbergi kiriku seinale juba pannud ja ka katoliku kiriku mõju hakkas vähenema, olid suured muutused, talupojad mässasid ja ebaõigluse pärast ja valitseva võimu vastu. Ja nende muutustega nüüd oleme me tänases päevas ja võime öelda, et meie riik on olnud vaba 108 aastat. No kuidas teie mõtlete, kas me oleme osanud seda armuaega hästi kasutada? Jah, kui nüüd päris korrektne olla, siis 108 aastat me ju päris vabad ei ole olnud. Jah, südames vabad, aga selle 108 aasta hulka kuulub ikkagi 50 aastat ka okupatsiooni. Ja eestlased pidid ka Eestist põgenema ja oma vabadust hoidma alles võõrsil ning meie sümboleid. Ma arvan, et Eesti ajalool kontekstis on läinud Eestil väga-väga hästi, seda on rõhutatud. Kui ma siin enne nimetasin ka neid kõnesid, mida ma ka ise olen pidanud seoses iseseisvuspäevaga või muude rahvuslike aastapäevadega ja ka need kõned, mida ma olen kuulnud pidamas teisi meie riigi esindajaid, on siis tegemist parlamendi esimehe või peaministri või presidendiga. Siis üks on meil olnud sama meie sõnumites väga selgelt, et on olnud ajahetked või ajaaknad, mida Eestis on osatud ära kasutada selleks, et omal ajal iseseisvust saavutada. 1918. aastal ka tol momendil tekkisid need momendid, ka põgusad momendid selleks, et kui üks okupatsioon vahetus teisega teise maailmasõja perioodil, siis on olnud ikka need hetked, kus sinna samasse Pika Hermanni torni on viidud vähemalt korrakski uuesti tagasi sinimustvalge lipp, näitamaks, et Eesti on iseseisev. Ja neid hetki on tabatud ja samamoodi kui siin minu põlvkond ja vanemad ja ka pisut nooremad mäletavad laulurevolutsiooni aega, ka see oli ajaaken, kus sellised muutused olid võimalikud. Nüüd, kui meie riigi esindajad tavaliselt räägivad sellest, kui targad ja arukad olid kõik need inimesed ja otsustajad, kes siis pidid tegutsema kiiresti ja hästi läbimõeldult ja samas otsustuskindlalt kõikidel nendel hetkedel, siis mina lisan, et lisaks sellele, et oli inimeste tarkus ja selline ettenägelikkus või julgus teha teatud otsuseid ja astuda teatud poliitilisi samme, oli see ka Jumala õnnistus. Ehk siis need ajahetked, see on nagu inimese eluga ka. Meie elus on mõned hetked, mis meile niimoodi antakse, kus me peame otsustama, kas ma lähen seda teed või ma lähen teist teed. Ja teinekord mõlemad otsused võivad olla õiged. Vahel juhtub seda, et kõige valem otsus on mitte otsustada.
ja mitte kasutada neid hetki, sest omal kombel tuleb, ilmalik maailm nimetab neid riskide võtmiseks, et tuleb võtta risk. Meie kiriku rahvas nimetame seda Jumala usaldamiseks, et me astume Jumalat usaldades järgmised sammud. See on nagu, väga kenasti öeldakse, et see on nagu õlilamp, mis meie teed valgustab, et see lamp ei ole prožektor, nagu me tänapäeval neid tunneme, mis näitab sulle väga kaugele, aga ka prožektor ei suuda näidata ära sulle kuskil metsa vahel teed kuni lõpuni. Et see õlilamp või küünal valgustab sulle ainult järgmist sammu, heal juhul 2 järgmist sammu. Aga sa pead asuma teele ja Jumala usaldamisel on sellises olukorras väga oluline tähendus ja me kristlastena ju teeme oma elus sageli selliseid otsuseid, et me otsustame siiski astuda need sammud, asuda teele, sest me usaldame, et Jumal õnnistab. Ja kui sa siis astud sammu ette ja asjad lähevadki Jumala õnnistusel, siis sa peagi saad aru, et ma olen tõesti õigele teele asunud. Jumal ei pane mulle raskusi tee peale ette. Ja Eesti riigi ja vabadusega on olnud täpselt samasugused hetked mitu korda meie väikese rahva ajaloos. Ja täna oleme me vabad, samas me näeme, et kõik see, mis toimub Ukrainaga praegu, peaks meie teadvusesse tooma, et võib ka olla mõni selline ajahetk, kus keegi teine kasutab kurjasti aega ära ja ühel momendil lihtsalt jõud, kellegi füüsiline või ka militaarne jõud osutub olevat tugevam kui teiste vastupanu sellele või kaitsev koostöö. Et me näeme neid asju ja seda enam me peame kokku hoidma. Te ütlesite, et meie ristiinimestena usume, et Jumal sekkus ka, kui oli see hetk, kus Eesti vabadus oli kaalul. Kas te mäletate seda korda 90ndate alguses, kus tangid olid tulemas teletorni juurde ja Edgar Savisaar kutsus rahvast üles palvetama? Ja ma mäletan seda. Ma olin just lõpetanud sel aastal gümnaasiumi ja olin teinud sisseastumiseksamid või need parasjagu käisid, et asuda õppima Usuteaduse Instituuti kirikuõpetajaks. Toimus kõik samal suvel, selles mõttes on mul see väga hästi meeles ja kogu see eelnev laulva revolutsiooni periood samamoodi. Ma olin noore gümnasistina kogu selle asja sees ka ja osalesin, kuna suur osa neist sündmustest toimusid ka Tallinnas, siis ma elasin ise Sauel, siis oli võimalik ka rongiga alati kohale olla, olgu need siis Eestimaa laulud lauluväljakul või öölaulupeod või Balti kett ka 89. aastal, et kõigis nendes sai omal ajal ka ise osaletud. Ma ei mäleta seda, et ma oleksin läinud teletorni juurde või tulnud ka Toompeale siia, aga mul on millegipärast mälus see, et täpselt nendel päevadel toimusidki sisseastumiseksamid siis Usuteaduse Instituuti või vähemalt seal kandis. Mul on meeles millegipärast see, et linn oli tühi Mustamäel, kus toimusid meil tollase siis või tänase Tehnikaülikooli või TalTechi ruumides toimusid meil eksamid, et linn oli tühi, troll oli täiesti tühi, inimesed olid kodus, vaatasid telerit, mis toimub ja palvetasid, ma arvan, väga paljud palvetasid. Ja see, et peaminister kutsus üles palvetama tol momendil, ehk siis Edgar Savisaar, see oli väga tähendusrikas ja ma arvan, et sellel oli mõju. Ja Jumal sekkus. Jah, täpselt nii ta on. Ma arvan, et Jumal ju sekkub kogu aeg ja Jumal on meie kõrval ju kogu aeg. Küsimus on, et kas me teeme ka ise kõik selle, mis meist sõltub, kas me teeme ise võimete kohase. Ja kui me tajume, et nüüd on asju, mis on meie ulatusest väljas, kas me palume Jumala appi, kas Jumal saab meilt selle sõnumi või signaali, et me tõesti arvestame temaga või me tõstame käed üles, ütleme, et ei, nüüd me oleme kõik teinud ja me üldse ei arvesta Jumalaga.
Kui me vaatame ümberringi, mis toimub, mis teemad on üleval, mis väärtusi toetatakse, siis ka võiks öelda, et see on see koht, kus hüüda Jumala poole, et mida öelda. Ja teie olete öelnud, et kirik peab laskma kosta ka prohveti häälel, eriti siis, kui ühiskondlikud sammud lähevad vastuollu kristlike väärtustega. No, mis on täna need teemad, kus see hääl peaks eriti selgelt kõlama? Eks neid teemaloendeid võib koostada, eks me peame vaatama, on ju nii materiaalsed küsimused, maised küsimused, on need, mis inimesi täna rõhuvad täiesti aineliselt, on need siis seotud meie inimeste toimetulekuga või näiteks väga tõsine teema, millest nüüd on hakatud rohkem ja rohkem rääkima, aga me näeme, et sellega seoses ei ole tulnud mingisuguseid otsuseid, mis muudaksid põhimõtteliselt midagi, näiteks demograafiline kriis, et Eesti rahvastik lihtsalt sureb välja, meie lapsi enam ei sünni, meie noored ei soovi enam pere luua või lükkavad seda edasi. Miks see nii on? See on ilmselgelt küsimus mitte ainult turvatundes majanduslikus mõttes, vaid ka väärtusmaailma mõttes, et kas ma tahan, et mu lapsed kasvavad üles just sellises väärtusruumis. Siin on see väärtusküsimus samamoodi juures. Ja häda on selles, et me ei tohi ära unustada seda, et Eesti Vabariik ei ole Jumala riigi minimudel. Me peame kogu aeg arvestama sellega, et ilmalik riik, ka Eesti, oma põhiseaduse kohaselt saab teha seaduseid nii nagu riigi õigus on ja need, kes on demokraatlikult valitud neid otsuseid tegema, neil on õigus neid otsuseid teha. Me ei saa nagu nende õigust kahtluse alla seada, ükskõik millised väärtuspõhised otsused need siis on. Aga me peame vaatama, et see hetk ja need küsimused, millega inimesed saavad oma mandaadi minna parlamenti, kui nad toovad parlamenti jõudes lauale teised küsimused, mis ei olnud nende programmides ja lihtsalt loevad hääli, et 110 parlamendiliikmest meil on täna nagu 52 häält koos mingisuguse asja ära hääletamiseks või läbi hääletamiseks, mida me ei olnud lubanud inimestele, kui me kandideerisime. Siis on see minu meelest selge valijate petmine. Ja need on need kohad, kus sageli ei olegi küsimus mitte ainult selles, mida otsustati, vaid küsimus on selles, et tegelikult kuritarvitati oma valijate mandaati, sest valijatele olid antud ühed lubadused või oli vaikitud mõndadest asjadest ja võimule tulles tehti otsused. Kõik on justkui juriidiliselt korrektne, aga kas ka rahvast tegelikult esindati nende konkreetsete otsuste tegemisel. Me võime rääkida siin, on see perekonnaseaduse muutmine, mis toimus väga rohmakalt ja kiiresti, on see kõik, mis puudutab maksu muutusi, mis puudutab perede ja laste toetamise muudatusi, kõik sellised otsused, milleks lubadused olid teised või ei olnudki neid ja otsused hakkasid minema teises suunas. Aga selline see demokraatia on, meil ei ole paremat ja nüüd on küsimus, et kuhu kirik ennast positsioneerib. Ja me võime jääda lõpuni võitlema teatud küsimuste vastu, aga samal ajal on meil missioon olla inimeste kõrval. See ei tähenda, et meie ise peame oma põhimõtteid muutma või meie endi väärtused peaksid muutuma või meie elu peaks muutuma. Meie peame kristlastena elama ikka edasi kristlastena. Aga samal ajal on Jeesus saatnud meid maailma õpetama, kuulutama, evangeeliumi kuulutama, aga ka ravima haigeid, ka haigeid hingi. Ja nüüd on küsimus, et kui nüüd inimesed, kes on läinud ise seda teed, mida riik on sillutanud, siis kas me põlgame need inimesed ära kirikuna või
või meie ülesanne on olla ka eksinute ja valet teed läinute kõrval selleks, et aidata neil teha uusi valikuid ja pöörduda tagasi teisele teele. Ehk siis, kui me vaatame, kuidas Jeesus käitus, me sageli tahame otsida Jeesuse sõnadest hinnanguid. On see Samaaria naine kaevul, kellel oli 5 meest olnud. Et sealt justkui tuleb välja, et see, et Jeesus talle ütleb, et sul on olnud 5 meest ja see mees, kellega sa praegu koos oled, ei ole sinu abikaasa, eks. Et me tahaks justkui näha seal Jeesuse sõnades hinnangut. Tegelikult ta lihtsalt konstanteerib, et see on sinu olukord praegu. Sa elad selles olukorras, aga mina annan sulle eluvett ilma hinnata, ehk siis või abielu rikkunud naine, ta ütleb, mine ja ära tee enam pattu. Ta suunab inimese pilgu muutunud elule, sellele, mis nüüd järgneb. Mitte ei tänita selle üle, mis on selja taga olnud. See, mis on selja taga olnud, seda enam muuta ei saa. Ja nüüd on kirikuga sama asi. Kui me ei seisa inimeste kõrval, vaid ütleme, et see, mis sa oled siiamaani olnud, on üks suur patt, siis me jätame inimese sinna patusse. Aga me ei tohi anda alla, me peame olema lakkamatud oma palves, aga me peame andma kogu aeg inimestele uue võimaluse ja me peame olema kannatlikud. Sageli juhtub see, et meie ei näegi neid hetki, kus mingid pöördumised toimuvad ja inimesed võivad pöörduda mõne meie sõna või meie teo või meie öeldud lause tulemusel alles võib-olla aastaid hiljem, et nad võtavad selle kaasa. Jumal paneb selle seemne neis kasvama. Nii et meie ülesanne on olla nende inimeste kõrval ja juures esindada Kristuse sõnumit, rääkida evangeeliumist, rääkida kiriku õpetusest, aga teha seda kogu aeg näidates õiget teed, näidates seda teed, mida mööda on võimalik saada päästetud, muuta oma elu, mitte kogu aeg öelda, et vaata taha, vaata peeglisse, mis sul selja taga on olnud. Et kas me oskame seda? See on selline hingehoidlik ülesanne ja ma arvan, et kiriku ülesanne on olla, miks meid siia siis miks Kristus lõi kiriku, miks ta asutas kiriku siia maailma, selleks, et me oleksimegi selles maailmas, aga kuulutaksime Kristust ja juhataksime inimesi eluvee allikale ja elava leiva juurde. Ühelt poolt elava allikas, õige tee ja teiselt poolt armastus inimese vastu. Paneme näitesse selle, mis te just rääkisite. Ütleme, et kirikuõpetaja ja tuleb kirikusse samasooliste paari, hakkab kirikus käima, mis on ju tänapäeval täiesti leitav olukord, eks. Ja kirikuõpetaja võtab nad vastu, armastab neid, ei mõista hukka, aga nad käivad aastaid, aga oma eluviisi ei muuda. Et kas kuskil tekib see koht, kus kirik ütleb, et siit maalt, et ütleb ei, siis kui tegelikult maailm ootab ootab armastust, ootab lõpuni armastust. Et mis teie seisukoht on? On inimesed, kelle puhul me näeme, et nad elavad patus. On inimesed, kelle puhul me iial ei tea, aga nad elavad ka patus ja käivad samamoodi seal kirikus. Ja nüüd on küsimus, et kui me võtame näiteks abielu teema, see on, me fokuseerime viimastel aastatel selle nagu väga selgelt ühe koha peale ära ja see on peamiselt samasooliste suhted. Aga me jätame fookusest välja selle, et meil lugematu arv abielusid lahutatakse. Eestis sünnivad üle 60% lapsi sünnib väljaspool abielu, mis ei ole kristliku eeskuju näide. Ehk siis kui me asume ühte, võtame abielu ja paarisuhtega seotud patukompleksis, me asume nagu ühte nagu eriti esile tõstma selle arvelt, et me teised samal ajal jätame varju või vaatame neile läbi sõrmede,
siis ei ole see ka päris korrektne. Ehk siis me peaksime rääkima tegelikult, mis on abielu, mis on kristlik abielu ja seda tegema selgelt sellise sõnumiga, et ka vaba kooselu klassikalise kristliku õpetuse seisukohalt ei ole kristlik. Ka seksuaalsuhted enne abielu ei ole see, on juba abielu rikkumine, veel olematu abielu rikkumine. Igasugused kõrvalsuhted, korduvad abielud, et me peaksime seda loendit hoidma sellisel juhul nagu täiuslikuna. Aga mis on juhtunud viimastel aastatel on olnud see, et me oleme nagu ühest teemast teinud nagu eriti suure teema. Ja ütleme, siin ei tule täna või selles kontekstis meil on ka kirikuid, kes ristivad lapsi, on kirikuid, kes ei risti lapsi. Laste ristimise puhul on kohe see küsimus ka, et kas peaks ristima last, kes on sündinud väljaspool abielu näiteks. Me enam ammu ei käsita neid küsimusi, sellepärast, et me lähtume Jumala ja lapse suhtest ja laps ei vastuta selle eest, millised on tema vanemad. Nüüd tulevad siia mängu meil samasooliste inimeste lapsed. Aga samas skeemis ehk siis kas ristimine on Jumala ja selle lapse vaheline asi või vastutab jälle see laps, kes on üles kasvanud või kasvab üles samasoolises peres oma vanemate pattude eest. Ehk siis tegelikult me peame nende küsimustega tervikuna tegelema. Mitte võtma nagu ühe tahu ja selle siis prožektoriga üles niimoodi valgustama või üle valgustama ja samal ajal me nagu kõikide teiste osas me ei pööra selle üldse tähelepanu. Mis tähendab seda, et ja miks ma tulles selle perekonnaseaduse juurde tagasi, mis mind selle juures kõige rohkem häiris, jah, loomulikult see otsus häiris mind, aga mind häiris see, et meile ei loodud üldse võimalust arutada neid teemasid ka ühiskonnas. Piltlikult oli nii, et Eesti Kirikute Nõukogule saadeti reedesel päeval eelnõu, millele paluti teisipäevaks vastust. No mis vastust saime me öelda kui seda, et kirikutes ei ole mitte midagi muutunud. Me õpetame ikka seda, mis piiblis kirjas on. Ja selle tulemusena kirik ka meedias, ilmalikus meedias asetati väga jõuliselt nagu siis vastaliste poolele. Ja nüüd oligi küsimus, nüüd meil ei antudki võimalust hingehoidlikult näiteks rääkida nende inimestega, keda see puudutab. Meil ei antud võimalust neid ka kuulata rahulikult, ehk siis või luua olukordi, kus nemad kuulaks ka meid. Ja sellepärast see, kuidas see otsus vastu võeti, lihtsalt koalitsioon nägi, et meil on hääled koos ja tehti see rabistades ära. See ei olnud lugupidav selle valitsuskoalitsiooni poolt inimeste suhtes, sest tol momendil ka sotsioloogilised küsitlused ilmselgelt ei toetanud seda, mida otsustama mindi. Ja täna on lihtsalt see olukord, kus inimesed enam pärast lahingut rusikatega enam ei vehi. Ja nüüd on see küsimus, et meie ülesanne kirikuna on sellises olukorras tegeleda nüüd ikkagi sellega, milleks me oleme kutsutud. Inimeste pääsemisele juhatamine ja tegelemine inimestega. Et me saame mõjutada ühiskonna protsesse ja peame seda tegema nii palju, kui see on võimalik. Aga samal ajal me peame tegelema inimestega ja neile kuulutama. Kui inimesed ise oma elu muudavad, kui Jeesus aitab neil elu muuta, kui nad pöörduvad, siis tänu Jumalale. Nüüd, kas me peame need inimesed kirikust lahutama? Siis ma küsin, kus neil on siis üldse võimalik Jumalaga kohtuda? Et kus neil on võimalus üldse kuulata seda, mida me siis õpetame või seda, mida me kantslist kuulutame või puldist loeme. Kus see koht siis on? Et me peame andma Jumala vaimule ka võimaluse tegutseda nende sees. Ja hingehoidlik on see, et me oleme ka nende inimeste kõrval,
aga räägime seda, milleks me oleme kutsutud ja läkitatud. Kas pöördumise juurde käib ka meeleparandus, patutunnetus? Ei, loomulikult käib, ega siis kogu selle ka Luteri kiriku õpetuse juures on selged astmed. Esiteks inimene peab tajuma, et ta on midagi valesti teinud, ta peab oma elu muutma, ta peab oma pattu kahetsema, ta peab ka hüvitama võimalikud tekkinud kahjud. Kui me räägime konkreetselt siin peresuhetest, siis see läheb juba nagu peaaegu, et läheb pihini välja, mis me nagu inimestele siis peaks ütlema või hingehoidliku vestlusteni. Aga loomulikult. Aga lõpuks me usaldame ju inimese enda jah-sõna ja mida ta ei ütle mitte niivõrd meie ees, vaid ta ütleb seda Jumalale. Ja ühel momendil on see ikkagi inimese ja Jumala vaheline asi. Ehk siis me ei tohi saada, minu hinnangul ei tohi meist saada see vahejumal seal, see asejumal, kes teeb otsused enne ära, kui Jumal otsustama hakkab. Kust mina tean, mida Jumal minu suhtes otsustab? Ehk siis me saame öelda seda, mida Jumala sõna ütleb, me saame lugeda seda, mis on kirjas piiblis, aga otsuse, kas sa lähed põrgusse või taevasse, me saame lugeda ainult ka piibli põhjal, aga me ei saa seda ise öelda, et mina ütlen sulle, et sa lähed põrgusse. Seda mina ei ütle, seda ütleb Jumal, aga me ei tohi ära unustada, et Jumal on suverään ja Jumalal võivad olla omad argumendid oma otsuste tegemiseks, mida me üldse ei tea. Ehk siis me teame seda, mida me loeme piiblist, aga samal ajal me loodame ja usaldame, et püha vaim annab meile jooksvalt elus ka küsimustele vastuseid ja Jumal vaim tegutseb oma soodu. Mina ei tea, kuidas ta teeb, mida ta otsustab. Nii et see hingehoiu pool, tegelikult mida ma tahan rõhutada, on see, et me peame olema inimeste kõrval, jääma tõele truuks, jääma oma õpetusele truuks, rääkima seda, mis on meie õpetus, aga see, kas inimesi määratakse hukka või õndsaks, seda teeb lõpuks issand. No need teemad, mis te tõite välja, loomulikult ei puuduta ainult samasooliste teema, vaid kõik see, mis te ütlesite, et ebapuhtad suhted, enne abielu ja on ju veel palju teemasid. Lapsed, kes sünnivad väljaspool abielu ja kõik see, me elame paratamatult sellises maailmas. Aga kui sa ütled inimesele, tänapäeva inimesele, et tõde on see ja piibel ütleb nii, siis väga paljud ei taha tegelikult ju seda vastu võtta ja ütlevad, et absoluutset tõde ei ole olemas, igal ühel on oma tõde, kas me siis ei riski, et meie kirikud jäävad tühjaks? See ei tohiks meie sõnumit lahjendada. Tänapäeva inimesed on valmis argumenteerima rohkem kui võib-olla mõned ajad tagasi. Mõned ajad tagasi olid autoriteedid, keda usaldati. Sageli usaldati neid pimesi või usaldati neid nende ametist tulenevalt, et kui ikkagi on kuningas, siis järelikult tal peab olema õigus, eriti kui me usume seda, et kuningad on seadnud ametisse Jumal ise, nii nagu me Vanast Testamendist näeme. Kui president midagi ütleb, siis me arvame või meil on olnud eeldus, et presidenti sõna maksab. Oleme ausad, viimased nädalad on näidanud, et presidendile võivad võimul olevad poliitikud rahulikult vastu vaielda ja presidendil ei ole enam autoriteeti. Miks ei või siis vastu vaielda presidendile või ministrile ka keegi tavainimestest? Loomulikult võib vaielda. Ja nüüd on küsimus, et kui see vaidluskultuur on levinud, kui selline argumentide otsimine ja tõdede kõrvutamine, et kirik pannakse võrdsele tasemele teiste nõndanimetatud tõdedega. Ma kohtan seda pidevalt, noorte seas on näiteks väga populaarne karma. Et tegemist on ida religioonidest pärit sellise õpetusega, mis lööb sind, et ehk see, kuidas sa täna elad ja otsustad, see mõjutab sind sinu järgmises elus. Meie kristlastena ei usu, et meil on mingisugune maapealne järgmine elu või uuesti sündimine, aga see karma mudel meeldib noortele nii hästi, et umbes see, mis sa täna ütlesid oma sõbrannale ja kui sa siis trepi peal komistasid, järelikult see oli karma.
ja niimoodi tehakse sellised oma tõed erinevatest komponentidest, pannakse kokku ja see asetatakse nüüd kiriku kuulutuse kõrvale. See nüüd on see paratamatus, milles me elame. See tuleb harimatusest, usualasest harimatusest, meil ju ei õpetata koolis, ei räägita nendel teemadel, ei arutleta nendel teemadel. Ja kui me nüüd oleme sisenenud sellisesse ühiskonda või see meie paradigma siin läänelikus demokraatias on see, et igal ühel on oma arvamus ja võidab see arvamus, mis on kollektiivselt saanud kätte 101 häälest, siis 52 meie Riigikogus, siis me peame selle tegelikkusega leppima, aga me peame ka sellega arvestama oma kuulutuse siis metoodika valimisel. Et järelikult me peame hakkama ka ise paremini argumenteerima. Ma mäletan ühte intervjuud, mille ma kunagi andsin ja seal tekkis selline olukord, kus ajakirjanik küsis minu käest, et jutt oli põhiseadusest ja ma ühes situatsioonis ütlesin, et minu jaoks pühakiri on üle põhiseaduse. Ja sellest sai pealkiri ja seda vaadati kui midagi täiesti enneolematut. Aga mida ma sellega tahtsin öelda on see, et on väärtusi, mis tulenevad meil kristlastena pühakirjast. Hoolimata sellest, mida riik otsustab, ükskõik mida meie põhiseadus ütleb, jah, ma pean seadust täitma, ma ei tohi seadusega minna konflikti, aga samal ajal seesama põhiseadus kaitseb ka minu enda usuvabadust uskuda, et väärtused, mis tulenevad põhikirjast, on üle nendest põhimõtetest, mis tulevad ilmalikest seadustest, kaasa arvatud põhiseadusest. Ehk siis me peame paremini argumenteerima, me peame õppima paremini argumenteerima ja me peame ka ühtlasi õppima seda, kuidas me seda dialoogi läbi viime, kuidas me ühiskonnas argumenteerime nende küsimuste üle ja me peame ka seda keelt õppima. Me teame juba täna, et kiriku keelt inimesed ei tunne, usu keelt inimesed ei tunne. Ma kohtasin ühte inimest, kes on Eestis väga, väga avalikult tuntud inimene ja ta ütles mulle ühel momendil, ma ei ole kunagi aru saanud, mida tähendab sõna osadus. See on üks sõna, mida me kirikus kasutame igapäevaselt ja siis selgub, et inimene ei tea, mis asi on osadus. Või sõna ristimine. Need on pool anekdootlikud lood, kus siis selline kooliealine laps või tuleb kirikuõpetaja juurde ja ütleb, ma loodan, et see ei ole valus, pidades silmas Kristuse ristilöömist. Et me kasutame termineid, mida me ei seleta piisavalt lahti. Meie ise elame selles oma vanasti öeldi kaananikeelses mullis, aga me peame suhestuma ühiskonda ja nüüd olukorras, kus pannakse kõrvuti erinevad tõed või võrdsustatakse kõik tõed, öelda siis kohe, aga et Jumal ütles nii või et piiblis on kirjas, et see on patt. See ei ole argument inimese jaoks, kelle jaoks piibel ei ole tähtsam raamat kui Kalevipoeg. Me peame püüdma argumenteerida, olla juutidele juut ja kreeklastele kreeklane, see on see Paulus Areopagil Ateenas, et me peame dialoogi pidama. Me ei saa dialoogi pidada, kui me ennast välja lülitame sellest ühiskonnast, kui me kapseldume. Et loomulikult võib alati küsida, kui kaua. Ühel momendil tulebki jätta sinna paika ja kui on usulised küsimused ja konflikt ongi selles, et kas maakera on ümmargune või ta on lame ja mõlemal on siis omad argumendid ja selle juurde püsima jäädakse, siis tulebki lahku minna, aga see ei tähenda, et midagi muud ei saa koos teha. Kui on vaja koos ikkagi kaitsta Eesti vabadust, siis tuleb minna koos seda kaitsma. See vist oleneb teemast, et mis teema on piisavalt oluline kiriku jaoks, kus tõmmatagi see selge piir, et kui tõmmata võrdlus lapse suhtes, et kui sa lähed teele, siis sa jääd auto alla ja siit jookseb see selge piir, et kuhu see selge piir tõmmata, et on ju mõned teemad, kus ei ole võimalus
pehmelt öelda? Ei no nii on, tähendab, ega lapsega on see, et laps on antud meie vastutusele, kuni ta saab täiskasvanuks. Alates sellest, kui ta tahab minna tee peale, ma võin takistada ja ma pean teda takistama, aga kui ta tahab, vabandust, hukka minna, siis täiskasvanute puhul me ei saa seda takistada. Et me peame püüdma nii palju kui võimalik seletama, ütlema ka talle, et kui sa tõesti niimoodi teed, siis piibli järgi sa õndsaks ei saa. Mis tähendab seda, et sa lähed hukka, mis tähendab lihtsamalt öeldes, sa lähedki põrgu, vähemalt piibel ütleb seda. See on need karmid sõnad, et me peame seda loomulikult ütlema. Nüüd on küsimus, kas me alustame sellega dialoogi või me lõpetame oma dialoogi, jätame inimese siis tema enda mõtete ja uskumustega. Samal ajal me jätame ta alati Jumala armu alla. Ehk siis meie võime lahkuda, aga Jumal ei lahku endiselt sealt. Isegi sellise inimese juurest, kes ise Jumalat ei tunnista, aga Jumal on ikkagi kohal. Et mis tähendab seda, et me ühel momendil saamegi öelda, et meie töö on siin tehtud, me ei saa rohkem, me ei suuda rohkem ja jätame selle siis Jumala kätte. Ja Jumal teeb ikkagi imesid. See on tõsi ja ma usun, et pühadus inimese sees ka kõnetab teist inimest, isegi kui ta ei nõustu mingite põhimõtetega, siis kui ta kohtub inimesega, kes on püha, siis ma usun, et see mõjutab teda ja pühadust te oma uues raamatus ka käsitlete. Jaa, ma arvan, et see raamatus ma ka kuskil ütlen seda, mis iseenesest tuleb ju piiblist, et kui me tõest räägime, siis me peame seda tegema ikkagi armastusega. Ehk siis see, et ma ka tõde ütlen, olgu või valusat tõde, seal peab olema kogu aeg tajud, et ma teen seda armastusega. Et pühadus, jah, raamatu pealkiri on ju Ristkolbal, kuidas saada pühaks, et ma olen ise naljatamise öelnud, et see on ka eneseabiraamat, ehk siis on ju sellised raamatud küll, et kuidas saada rikkaks või kuidas võita sõpru ja minul on siis raamat, kuidas saada pühaks ja see natukene tõukus ka eelmisel aastal sellest, et katoliku kirik sai endale Eestis ühe pühaku ja siis tekkis ka küsimus, et kas pühakud on inimesed, kes peavad tingimata märtrina surema selleks, et pühakuks saada. Jah, katoliku kirikus on omad reeglid pühakuks saamisel, nii nagu õigeusu kirikus, aga protestantidel meie, kes me oleme oma kiriku õpetusega siis reformatsiooni järgsel perioodil tegutsemas, meil ei ole selliseid pühakuid ja meie õpetus on tegelikult see, igaüks meist on püha, igaüks, kes on päästetud, kui kasutada seda terminit, ongi püha. Nüüd on küsimus, kas see pühadus saabub meile siis, kui me ühel päeval ajalik elu saab ümber ja me sureme või see pühadus väljendub juba kuskil siin. Me ei ole harjunud rääkima sellest, et me saame üheks Jumalaga või mis on muuseas õigeusu kirikus täitsa tavaline asi, aga me protestantid, kes kirikutes ei ole harjunud sellise retoorikaga, et ma ütlen, et ma saan Jumalaga üheks, veel vähem, et ma saan Jumalaks. Samal ajal me kasutame ikkagi seda, et me räägime pühast vaimust iseendas, me räägime Jumala häälest meis, me tegelikult olles koos Jeesusega, elades oma elu koos Jeesusega, me ei saa ju öelda, et ta on igal pool mujal, et Jumala vaim on igal pool mujal, aga mitte meis. Ja selles raamatus ma nendel teemadel arutan, et mida tähendab pühaks saamine, kas selleks peab minema palverännakule, kuna mul oli eelmisel aastal pooleaastane sabatipuhkus, kus ma oma peapiiskopi ülesannetest olin siis vaba ja need ülesanded olid teiste piiskoppide peal. Selle poole aasta sees oli ka terve rida palverännakuid, mitte kõigist ma ei kirjuta seal ja kirjutan ka mõnest, kus ma olin varem käinud. Aga küsimus on, et palverännak, et väga populaarseks on läinud see palverännakutel käimine, ka inimesed, kes ei usu Jumalasse, käivad palverännakutel. Sa võtad aja, sa lähed, oled koos loojaga, koos looduga, loodusega ja oled ise Jumalaga suhtes. Ja kuidas sa Jumalaga suhtes oled, sa ikka palvetad.
on need siis konkreetsed palved või on see palves olemine oma mõtetes. Ja kui sa siis Jumalaga koos oled seal palverännakul, siis mõtled nende asjade peale rohkem, aga vastuseks selles raamatus tegelikult on ju see, et me ei pea minema palverännakule. Me saame olla Jumalaga koos igal ajal, igal hetkel. Küsimus on, kas meil on Jumalaga see suhe, kas me palvetame lakkamata, nii nagu Paulus ütleb, ja kuidas siis seda teha, et milline on see meie palvemeel. Nii et see pühaduse otsimine ja võib-olla sõnastamine natukene on selle raamatu ülesanne. Seal on palju pilte, seal on üle 200 pildi, nendest ainult 4 on kellegi teise fotod, ülejäänud on minu enda pildistatud. Nad käivad kaasa selle palverännakute kirjeldusega, aga see ei ole reisiraamat. Ta on ikkagi selgelt vaimuliku süvenemise jaoks kirjutatud raamat, väga isiklik, sest ma jagan seal väga oma isiklikke mõtteid, ka usulisi mõtteid. Ja see on tegelikult inimesele, kes tahaks nagu oma suhet Jumalaga võib-olla siis läbi mõtestada või kui ta ei ole veel seda jõudnud mõtestada, äkki see raamat natukene aitab. Aga kes tahab ka pisut niimoodi uudishimu rahuldada, et kuidas näeb välja Aatose mägi, kuhu näiteks naised ei pääse, siis on seal mõned pildid ka iga palverännu tee kohta ja ka väikest sellist informatiivset materjali olen sinna kirjutanud. Aga tegelikult on see ju see, mida me otsime. Pühaks saamine, üks ütleb pühaks saamine, teine ütleb päästetud saamine, kolmas ütleb õndsaks saamine, lihtsustatult taevasse jõudmine. Tegelikult on see kõik üks ja sama. Me võime kasutada erinevaid sõnu. Oma mõttelt on ta Jumalaga koos olemine nii lähedal kui vähegi võimalik. Jumal kindlasti meis, meie Jumalas. Me kindlasti ei võta ka õigeusu teoloogias, kus on juttu jumalikustumisest ehk siis Jumalaga sarnaseks saamiseks. Ei võta inimene Jumala rolli üle, aga see on ikkagi see, et püha vaim meis elaks ja meis ei elaks kellegi teise vaim. Mina ka lugesin teie raamatut ja mind kõnetas kohe alguses see koht, mille järgi ilmselt on saanud raamat ka pealkirja, et rist kolbal. Ja esimene hetk, kui ma pealkirja vaatasin, siis ma mõtlesin, et väga huvitav, et mis see siis võib tähendada. Aga te kirjeldate seal Aatose mäel on üks kamber, kust see pealkiri alguse on saanud, et palun jagage seda lugu, mida te seal nägite. Ja see rist kolbal on selline, ta on natukene retooriline küsimus, et kas pühal inimesel peab olema ristimärk kolbal. Ja siin on omad sümbolid ka. Me Luteri kirikus, kui me ristime inimesi, ükskõik täiskasvanuid lapsi, siis me ütleme ka ja teeme ristimärgi inimese üle, võta vastu ristimärk oma otsa esisele ja oma rinna peale tunnistuseks, et õnnistegi Jeesus Kristus on ka sinu eest risti löödud ja üles tõusnud. Ehk siis see rist kolbal teatud mõttes seostub sümboolselt risti inimeseks saamisega, kristlaseks saamisega, Jumala lapseks saamisega. Nüüd tulles selle Aatose mäe juurde, selle kambri juurde. Aatose mäel on 20 kloostrit, igal kloostril on oma luukamber, kuhu pannakse siis surnud munkade maised säilmed. Kui vaadata nüüd neid kolpasid, mõnede peal on joonistatud rist ja nimi, inimese nimi kreeka keeles enamasti, kes see munk oli, tema sünni ja surma daatumid, mõnedel ei ole mingeid märkeid muid, aga osadel pealuudel on kolba õmblus. Me teame, me oleme õppinud, et inimesel on kolbal õmblused, et meie pealuu koosneb justkui nagu mitmest osast ja seal on siis sellised nagu murdepunktid. Ja kui inimene sünnib, siis on kõikidel inimestel tegelikult pealuul rist. See on selleks, et
et laps ema ihust välja tulles tema pea surutakse kokku ja need õmblused võimaldavad, ehk siis need luuplaadid, pealuuplaadid võimaldavad lapsel sündida ohutult. Nüüd enamus inimestel kasvab kokku siin kolba peal olev õmblus, mis on vaja ainult sünni jaoks. Aga on 2-3% inimesi ja see nüüd on puhas selline teadus, see ei ole mingi kellegi usu küsimus. On 2-3% inimesi, kellel see otsmiku õmblus ei luustu ära. See tähendab, et inimene elab oma elupäevade lõpuni nõnda, et tal on rist kolba peal. Ja nüüd tavaliselt me ei tea seda, me keegi ei tea, kellel meil see on. Ja kui nad nüüd on asetatud seal Aatose mäe kloostri luukambris riiuli peale, siis on võimalik näha tõepoolest, vot sellel mungal on jäänud see rist alles. Ja loomulikult sealt tuleb nüüd mängu see usuline pool, siis teised vennad hakkavad mõtlema tema elu peale, siis nad leiavad, et tõepoolest ta oli parem, tal oli Jumalaga parem suhe, ta armastas teisi vendi ligimesi paremini, ta oli parem, ta oli püha ja märk sellest, et inimesel ei ole see rist või see otsmiku õmblus ära luustunud, on justkui märk, et see munk oli püham. Ja mina nüüd sellest tõukusin, kui ma siis nägin oma raamatus, kui ma siis nägin seal riiulite peal neid pealuid, kus see rist oli kolbal, siis tekkis ikka küsimus, huvitav, kas minul on ka rist kolbal. Aga see on juba selline lihtsalt uudisimu. Aga sealt tuleb küsimus, et huvitav, aga kas ma saan ka pühaks? Lahus sellest, kas mul on rist kolbal või ei ole? Kas ma olen päästetud? Loomulikult ma tean, et ma olen päästetud, aga ikkagi tekib see meditatiivne või selline arutlev mõtisklus selle üle, et aga mis see pühadus siis on? Mis see päästmine siis tähendab minule, kes ma veel olen ajas ja elan siin maailmas? Nii et see on selline taust, ehk siis täiesti teaduslikult on inimesi, kellel on rist kolba peal ja ei ole kokku kasvanud, luustunud, aga miks see nii on, ei osata teaduslikult seletada. Suur aitäh selle jutuajamise eest, peapiiskop Urmas Viilma. Võib-olla üks soov siia lõppu vaatajale vabariigi aastapäevaks. Ma tahaks öelda inimestele seda, et meie elame oma ajas ja meile tundub see meie aeg eripärane. Et kui on ilusad ajad, siis tundub, et kunagi varem pole nii ilus olnud. Ja kui on rasked ajad, siis tundub, et kunagi varem ei ole nii raske olnud. Jumala vaade on oluliselt kõrgem, kaugem. Tema vaatab mitte ainult mind ja minu elu, ta näeb seda ka. Ta ei vaata ka ühe rahva elu, ta ei vaata isegi ühe kontinendi elu. Ta vaatab kogu meie inimeste elu siin maa peal ja tema vaatab kogu universumi peale. Ja temal on ajamõõde ka teine. Siis tema mäletab, mis on olnud varem ja tema teab, mis tuleb. Isegi kui me oma ajaloo peale mõtleme, on olnud palju raskemaid aegu. On olnud aegu, kus me ei ole olnud vabad. On olnud aegu, kus on olnud sõda vahetult siin koha peal, kus linnad on põlenud, kus inimesed on olnud küüditatud, kus meil ei ole toitu olnud lauale panna niigi palju kui praegu, hoolimata sellest, et on rasked ajad. Ehk siis kõik raskused lähevad mööda. Seda on Jumala ajalugu meile kinnitanud. Ja me ei tohi sealjuures unustada, et Jumalal on siin suur roll mängida ja meie palved Jumala poole ei tohiks lakata hoolimata sellest, millises ajas me oleme. Me peame kannatlikult ootama, kus Jumal need asjad pöörab ja me teame, et pöörab. Minu meelest on juba kevad on juba õhus, kui ma tajuda juba õhus, ma tunnen, et need asjad lähevad paremaks, aga mina ei ole prohvet. Jumala peale lootmine on see, mida me saame nendel olukordades teha, kus me ise ei saa midagi paremaks muuta. Aitäh teile. Aitäh. Ja Jumalaga koos läbi raskuste. Selle sõnumi tänaseks päevaks teile, head vaatajad, kõlama jätamegi. Aitäh ka teile vaatamast ja õnnistatud vabariigi aastapäeva.